Roheauto ehk Škoda Tallinna esindus andis mulle prooviks uusima Superbi. Tegu on juba 4. põlvkonna mudeliga. Välimus on uuel mudelil pigem evolutsiooniline, samas interjööris on muutused märgatavamad. Tublisti on rõhutatud silmailule ja materjalidele ning füüsilisi nuppe on vähem kui eelkäies. Samas kõik enim kasutatavad funktsioonid on nuppude näol kenasti olemas. Eriti paistavad silma need 3 kvaliteetse viimistlusega nuppu, mis peidavad endast mitmeid funktsioone. Äärmised 2 on eelkõige temperatuuri seadistamiseks, kuid vajutades saab nendega timmida nii istmesoojendust kui ka lisana saadaval istmeventilatsiooni. Ka keskmise nupu funktsioone saab häälestada. Võimalikud variandid on näiteks kliimapuhuri tugevus, helisüsteemi volüüm, sõidurežiimid, nutikas kliima ning kaardi zoom. Mulle isiklikult avaldas muljet Cantoni 14 kõlariga helisüsteem, mis minu subjektiivsel arvamusel on omas klassis üks parimaid ning pakub enamat kui vaid mütsuv bass. Škoda on alati olnud eesrindlik erinevate praktiliste lahendustega, seega ei puudu ka uuest Superbist parkimispiletihoidja ega ka kuulus juhiukse sisse peidetud vihmavari. Juhiuksest rääkides on eriti muljetavaldav võimalus aktiveerida vaid nupuvajutusega tagauste lapselukke. Veelgi enam saab nüüd aktiveerida eraldi. Praktilist luksust lisavad valgustusega välimised ukselingid. Pagasiruumis on just universaalkerega mudelil märkimisväärne elektriline pakiruumikate, mis tihti palju kallima klassi universaalidel puudub. Positiivse üllatusena leiab pagasipõhja alt rehviparanduskomplekti asemel täismõõdus tagavararatta.